Vaata, Kärt, emme, vaata, mis mina leidsin siit seina äärest. Need on lumikellukesed. Nii ilusad. Kas ma võin mõne vanaisale ka võtta kaasa? Võta 2-3 õig, kui sa soovid. Laupäeval pidi ema ootamatult minema trenni andma ja isal oli töö juures keskkonnainspektorid ekskursioonil. Niisiis viis ema Sofia ja minu vanaisa juurde. Olge vanaisale head lapsed siis. Ja me oleme. Head aega. Tšau. Tere, vanaisa. Palun, ma tõin need sulle, kuigi sul ei ole sünnipäev. Oi, need on väga ilusad, aitäh. Mul veel maja taga ei õitsa lumikellukesed. Vanaisa, mis topsid need sul on siin kõik rivis? Need on enamus tomatitaimed ja see suur roheliste lehtedega on basiilik. See lõhnab nii hästi. Siin teistes on ju ainult muld. Tomatiseemned on mulla all. Kas tomatid kasvavad siis mulla all nagu kartulid? Ei, nad ikka sirguvad mullast välja. Näed, siin juba üks pistab nina välja. Nüüd ta vajab palju valgust ja päikest. Aga vanaisa, kas siia tuleb varsti tomat otsa? Ikka tuleb. Millal? Kas järgmine nädal? Oh ei, nüüd ta kasvab siin ilusti 2 kuud. Siis ma viin taimed kasvuhoonesse ja seal nad kasvavad veel. Peale jaanipäeva saab tomatit. Jeerum, nii kaua. Aga mul on siin midagi, mille kasvamiseks läheb vaid mõni nädal. Mis siin sees on? See on minu lihavõtte muru. Kas siia sisse toob lihavõtte jänku šokolaadimuna? No seda peab vaatama siis, kui aeg käes. Mulle ükskord tõi suure šokolaadimuna. See oli õues muru sees peidus. Siis see peab küll minijänes olema, et ta saaks siin hüpata. Ma annan teile koti muru seemnetega ja mullakausiga. Saate kodus ka proovida. Kas me ei pea ootama jaanipäevani? Ei, nädala pärast on juba näha muru. Proovime. Issi, siin on minu murukauss. Oi, miks sa pitsa oled toonud koju? Keegi oli looduspargis mitu kaseoksa ära murdnud. Mis nendest saab nüüd? Ma tõin need vaasi. Neile kasvavad ilusad lehed külge. Paneme vaasi natuke leiget vett ja suhkrut. Suhkrut? Jah, nüüd on neil siin hea kasvada. Jaa.